No nii, paus läbi, aeg edasi liikuda või siis tead, järgmine video lihtsalt koheselt alanud. Et kui me ennem saime tehtud või vastatud siis 13 küsimusele, siis nüüd on aeg minna järgmise harjutuse juurde. Ja täitsa võimalik, et see esimene või eelmine harjutus juba väga hästi tõmbas sul mõtted käima, siiamaani ikka veel jooksevad sul peas ringi ja nii-öelda ajast ei väheseks. Super. Siis need teised harjutused aitavad sul veel erinevamate nurkade alt nii-öelda välja seda tuua või veel nendest mõtteid rohkem kätte saada. Et see on nagu lihase treenimine, et selleks, et need biceps väga tugevaks saada või jalad väga tugevaks, on tarvis erinevaid harjutusi, see stimuleerib erinevalt. Ja kui see esimene harjutus ka veel ei aidanud sul nii palju mõtteid välja tuua, siis pole viga. Nüüd on see koht, kus need tõenäoliselt üks kahest sul seda siis suure tõenäosusega aitab, sest natukene lähevad need nii-öelda teise nurga alt, et igaüks leiab oma. Aga nüüd dünaamika sellel järgmisel harjutusel on natukene teistsugune. Et kui ennem ma ütlesin, et tead, kui tahad videot kinni panna, siis pane. Kui ei taha, ära pane, et ma nii-öelda toon piisavalt näiteid, et see aeg ära täita. Siis nüüd soe soovitus. Kindlasti vahepeal, kui ma selle küsimuse või nii-öelda lause ütlen, siis pane ta kinni. Sest mis sul nüüd tarvis on? Kindlasti haara siis endale telefon, seekord või kell aja võtmiseks, sest on tarvis kogu aeg 3 minuti kaupa endale nii-öelda taimer panna aja mõõtmiseks. Ja teine ongi, et samamoodi, et sa saaksid siis jälle kirjutada. Sest mis me nüüd teeme, on see, et ma siis 3 nii-öelda lauset, küsimust, väidet ütlen ja sinu asi on siis nendele võimalikult palju vastuseid kirja saada. Ja siinkohal ongi 3 minuti jooksul 10 kindlasti. Tublimad, kellega ma seda harjutust olen teinud, on tegelikult saanud 15, 20, vahel isegi natukene rohkem veel kirja. Kuidas seda teha, ongi see, et tegelikult ilma filtrita, et mis iganes mõte pähe tuleb paberi peale kirja. Eesmärk ongi, et me toome võimalikult palju sest neid mõtteid ja ideid, mis sul kuskil ajusoppides on välja. Sest lihtne näide minu enda puhul, kui ma seda harjutust, kas ta oligi aasta või pooleteise eest kuskil tegin, siis eks saad varsti aru ka, mis küsimusele vastates mul see mõte siis tuli, aga minu pähe tuli mõte, et tahaks sõita Ferrariga Itaalia mägedes. Ja algul ta tuli pähe, siis ma olin nagu, issakene, et see ei ole nagu kuidagi realistlik, et mis asja, et Ferrari ja Itaalia mägedes on, et miks. Võib-olla see mõte realiseerus, võib-olla mitte. Kirja ma ta igatahes panin. Kuidas temaga läks? Kui me saame harjutuse tehtud, eks ma siis sulle räägin, kas ta realiseerus ja kuidas ta siis realiseerus, kui ta realiseerus. Aga harjutuse mõte ikka endiselt täpselt seesama. Ehk siis, et kogu aeg pane endale see timer juurde, et 3 minutit on sul aega iga kord, pane video kinni ja kirjuta nii palju, kui suudad, 10-15 asja, lihtsalt suru neid vastuseid endast välja ja no filter on, et võimalikult palju saaksid paberile kirja. Aga ma loodan, et oled jälle valmis. Siis asume vaikselt teele. Ehk siis esimene nii-öelda väide, küsimus, mõte. Ehk siis ongi, et 10 omadust, karakteristikut, milline sa soovid siis olla. Kas see tähendab, et sa oled aus, kohusetundlik, sõbralik, loov, avatud meelega, distsiplineeritud, süsteemne. Mis on need omadused, mis sa tahaksid, et sinus need oleksid, millised karakteristikud, milline sa tahad olla, ongi. Võib-olla ta on elav, ta on väga rõõmsameelne, võimalikult palju. Pane siinkohal siis kirja, et ongi mida rohkem, seda uhkem. Ja kui sa veel ei ole mind pausile pannud, siis pane. Nii. Loodame, et õigel kohal panid mind jälle tööle. Nüüd saad kuulata. Aga iga kord võimalik on siis tee see paus, rahulikult pane kirja, sest ma lihtsalt 3 minutit, ma lihtsalt kahjuks ei suuda sul neid näiteid tuua. Aga mis seal ikka? Järgmine nii-öelda väide, küsimus, näide toon. Ja eesmärk ikka täpselt seesama, võimalikult palju saa sinna paberi peale või kuhu iganes sa kirjutad, saa kirja, mida rohkem, seda uhkem. Ehk siis teine on see, et siis 10 asja, mida sa soovid teha. Kas see tähendabki langevarjuküpet, benchhüpet teha, lennukiga sõita, helikopteriga lennata, võib-olla see tähendab kanuumatkal käia, võhandusada läbida, maraton joosta, võib-olla oma raamat kirjutada 5+ hindele kirjad eesti keele eksamil tead saada
whatever, mis on need asjad, mida sa soovid teha, mida sa soovid kogeda. Võib-olla see tähendab tead Vipassana meditatsiooni teha või ööbida tähistaeval. Ehk siis mis iganes su sooviks on, see on see koht, kus saada see nüüd kirja ja kirjutada siis ilma filtrita nii palju asju, kui sa vähegi suudad ja kirja saad. Nii, ja nüüd viimasena on siis 10 asja, mida sa soovid omada. See tähendab, kas tahad, et sul oleks Ferrari, kas tahad, et sul oleks maja, et sul oleks lennuk. Võib-olla sa tahad omada, teha kuldset pastakat. Minul näiteks üks asi, mulle väga meeldib, mul oleks uur ja kompass, millega suunda saaks vaadata. Võib-olla tähendab, ma ei tea, ilusat käekella. Võib-olla tähendab, et sul oleks oma arvuti, tablet. Mis iganes on see, mida sa siis soovid omada, saa sinna jällegist kirja. Nii. Loodame, et võtsid siis ilusti need pausid ka, said piisavalt kirja. See on suurepärane harjutus tegelikkuses, et ka kellegi teisega, kui ta on segaduses, las ta lihtsalt kirjutab, mis tal nii-öelda peast on. Me teame, mina usun sellesse, et me kõik tegelikult teame neid nii-öelda vastused, et need on meie sees olemas. Me teame, mis me tegelikult tahame. Vahel võib-olla me lihtsalt ei julge neid endale kohe tunnistada või need tunduvad niivõrd ebarealistlikud. Sest mu enda lihtne näide, ma rääkisin sellest Ferrarist, on ju. Mis siis juhtus, oli see, et sai see Ferrari sinna kirja selle harjutuse järel. Tegin täpselt nendest samadest asjadest endale vision board'i, et otsisin siis Google'ist iga selle omadusega nii-öelda pildi või 2 nende elamustega, mis ma soovin teha, ka pildikese ja asju, mida soovin omada samamoodi. Et võib-olla sa näed siin taga on üks vision board, seal teine on natukene allpool. See on tüdruksõbra, see teine on seal all. Seal on nii-öelda mõned need pildid olemas. See on juba uuem kusjuures tegelikult vision board. Aga panin sinna, läks mööda, läks pool aastat, ma ei oleks uskunudki, see Ferrari pilt seal Itaalia mägedes lihtsalt oli. Eelmine või viimane suvi nüüd, kui ma Ameerikas olin ligi, nüüdseks juba 6-7 kuud tagasi, ta lõppes septembris. Olime Chicagos, veetsime aega sõpradega. Ühe hetkeks teine sõber oligi meil, et kuule, ma võtan Mustangi. Rentis siis Mustangi ja nii siis oligi me seal Mustang olemas, sõitsime Chicagos ringi. Chicago on äge koht, seal Batmani filmi tehakse, võib-olla oled näinud Gotham on ju. Kogu see ala, hullult suur, see on äge, see on niisugune piiniks nimetatakse üks suur ruba, mis on, ma ei tea, 3-4 korda. 3-4 meetrit suur, rohkemgi veel võib-olla. Eks Chicago, mega ilus linn ja ise endale märkamatult ka mõtlesin, et näed, kui tegelikkuses ma olen ju, ei olnud Ferrari ja Itaalia mäed, aga Mustang ja Chicago on ka päris nagu maaliline koht, sest mägedes ma tahtsin sõita, siis oli maaliline. Ferrari sellepärast, et võimas sportauto ja tunne, see Mustang nurrus päris hästi. Ehk siis endalegi teadmata, vaata, kui see vision board aitas, hullult kiirelt sai tehtud. Aga algus oligi sellised, ma ei filtreerinud seda mõtet, vain selle kirjast. Ma nii mäletan, kuidas ma hakkasin mõtlema, et täitsa paariks ma seda panen. Aga ei näed, otsustasin panen kirja ja endalegi teadmata läks palju 8-9 kuud mööda ja sain tehtud. Aga seega siit tegelikult hea asi, mida selle pealt teha ongi, on vision board. Et kui tahad, julgelt otsigi 1-2 pilti iga asja kohta, mis sa kirja said. Osta endale näiteks Jyskist või telli siuke A2, ei tea, kuidas see on, lõuend, prindi need pildid võimalikult hea kvaliteediga välja ja pane sinna. Ja see pane endale seina peale, nii et sa näed seda võimalikult ongi tihedalt. Sest meie ajul on siuke äge võime, law of attraction hakkab tööle, et sa tegelikkuses lihtsalt hakkadki nägema neid lahendusi, mis meid sinna kohale viivad. Mina tegin seda lihtsalt alateadlikult. Aga nii palju Mustangidest ja vision boardidest. Meil on veel üks viimane harjutus siis jäänud. Ja selle puhul täpselt samamoodi nagu siin, pane video vahepeal kinni. Nüüd sa tegelikult timerit ei pea panema, võid endale lihtsalt tead. Tahad, võta endale A4 leht. Tahad, võid ka A5, võtad 2 lehte. Kui tahad, tee seda hoopis videoformaadis. Sest mis me teeme, on siis see, et me kirjutame kirja tulevikku endale.
ja mitte mingile nädala aja pärast oleva tulevikku, 6 aja pärast või aasta pärast, mitte isegi 10 aasta pärast oleva tulevikku, vaid aega, kui me oleme 40. Kuulsid õigesti? Just jah, siis kui sa oled 40. Kui tahad, ongi, kirjutad seda paberile. Teine viis tegelikult on lihtne, nii nagu mina räägin siin video vahendusel. Pane endale video tööle ja lindista ennast üles. Ma tegin just natukese aja eest seda sama harjutust, lindistades endale lühikese kõne, et mis ma tahan, et minust siis räägitakse või mis on nagu see testament, mis ma justkui endast maha jätan. Tegin ka siukse lühikese video, nii et nii kuidas sa soovid. Tahad, kui sul juba pastakas ja paber on ju kogu aeg lähedal olnud, võta veel üks leht ja kirjuta see täis. Kui ei, võid siis ka lihtsalt videoformaadis endale rääkida. Ja mis need küsimused, millele vastata, on hästi lihtsad. Seekord need siin slaidil ei ole, seega kuula siis hoolikalt, kui ma sulle neid ette loen. Et ongi 3 küsimust. 1, mille järgi sind teatakse? Mis sa oled kogenud selleks ajaks, kui sa 40 oled? 3, mis sa selleks ajaks saavutanud oled? Ehk siis kordan uuesti üle need 3 küsimust. Enda 40-aastasele minale kirjutad kirja või 40-aastane mina kirjutab justkui sulle, et mille järgi sind teatakse 40-aastaselt, mida sa kogenud oled selleks ajaks, mis sa selleks ajaks saavutanud oled, kui sa oled 40. Ja nüüd ongi, julgelt pane jälle video kinni, lihtsalt pane kirja nii, et sul saab see leheke täis kirjutatud. Või võtta 5 minutit või võtta 10 minutit. Täitsa oma valik, aga pane julgelt nüüd kinni. Kui oled tehtud, siis tule tagasi. No nii. Loodetavasti siis saime jälle video tööle õigel hetkel, kiri ilusti kirjutatud. Võid selle, teagi, pane endale ümbrikusse, pista kuskile ohutusse kohta, kuskile karpera, pane endale näiteks Google'isse reminder, et avada see näiteks vaadata, kas või tead 2 aasta pärast üle või 5 aasta pärast üle, võib-olla aasta pärast. Aga see on jälle ka, mis ta võib aidata siin ilusti lähemale sinna, kus sa tahad minna. Et koolides tihtipeale, võib-olla Ameerika filmides oled näinud või osades Eesti koolides on ka tegelikult seda tehtud, see on hästi äge praktika, on see, et kooli lõpus, kas põhikooli või gümnaasiumi lõpus kirjutatakse siis ka kiri enda tuleviku minale või sellest hetkest õigemini, et mis sa tahad elus saavutada. Ja siis kuskil kokkutulekul 10-20 aastat hiljem kaevatakse maa seest välja ja siis inimesed imestavad, wow, olengi siukseid asju ära teinud, ossa poiss, vaata, täiesti teistmoodi on elu läinud. Aga ta on jälle üks hea viis, kuidas natukene vaadata tulevikku, et minu Mustangi näide ju tegelikult super hea, kuidas see, et ma ainult tegin siukse asja ja sain midagi kirja, aitas mul seda saavutada. Või teistpidi, kuidas see need eesmärkide poole pealt tuua oli, et eelmine aasta 2019, kui ma endale eesmärki aasta alguses siis seadsin, panin ka kirja, et näed, et mu eesmärk sel aastal on investeerida 8500. Tundub suur number, võiks ise ka arvata, et näed, et ei ole nii lihtne teha, et tegelikult mis ta on 6, siis ligi 700 eurot. Kirja ta sai, enesele märkamata oli see number juba täis saanud aasta lõpus, kui numbrid lõin kokku. Võib-olla ma mõnikord vaatame natuke neid finantse ja siukseid asju ka. Aga Merili kursused tegelikult, kuidas saada elus 5+, sellest saab ka kindlasti rääkida. Aga aasta lõpus, kui ma neid numbreid kokku lõin, tuli välja, et ma olin, näed, 14 500 eurot ligi investeerinud hoopis see aasta. Ehk siis palju rohkem. Ja mina mõtlesin siis ainult aastaks ette. Mõtle nüüd ise, et kui sa mõtled 20 aasta peale ette, et planeerid endale elu juba sinnamaale ära, kui palju muutus tegelikkuses võib see siis kokkuvõttes tuua. Seega, super hea, kui sul see kiri on juba olemas, tead, share the word ja aita võib-olla kellegi teisel see ka kirja saada, teete koos mõne activity. Hullult äge ja võib hästi toimida. Vot, aga need olid need 3 teemat või 3 harjutust, mis me täna siis selle visiooni poole pealt tegime. Et kui hakatagi kokku võtma, siis millest me siis täna lõppkokkuvõttes rääkisime, ongi siis see, et üks hea maailmamuutja, üks hea liider
ta tegelikkuses teab, kus ta on minemas, et ta omab visiooni, sest hääletajal on alati vaja teada, kus sa oled siis minemas, et näed, kui oled Tartu poole, siis ta saab suga kampa hüpata, aga kui sa oled ikkagist Narva minemas, siis kui tema tahab ka Tartusse saada, siis sa ei ole see auto, kuhu peale hüpata, aga üks hea maailmamuutja, ta alati teab, kuhu ta siis minemas on. Ja nii-öelda head nipid selle poolel ongi üks, eesmärgid pane kirja, on ju. Et nagu siin ennem sai näiteid või uuringuid toodud, siis need, kes mõtlevad eesmärkidele, neil juba 10 aasta lõikes läks 2 korda paremini. Need, kes panid eesmärke kirja, nende sissetulek oli juba 10 korda kõrgem. Seega eesmärgid kirja, väga väike vahe. Samal ajal see on see väike siuke little edge või see 1%, mis aitabki meil olla aastas 37 korda paremini. Loodan, et me oleme siin võimalikult palju täna kirja saanud. Nagu ma ütlesin, siis minul see fail on 20 lehte pikk. Nii et on, mis kirja on saadud. Teine tegelikult asi, väga lihtne ja kasulik. Vision board. Et nagu näed siin ka seina peale, siin üks ilusti paistab. Seda näeb päris nii-öelda tihedalt. Mina näiteks, ma ka värskendan teatud aja tagant on, et ma olen ka nüüd juba, ei ole esimene, vaid on teine, teine vision board peaks juba olema, et vahepeal nii-öelda värskendada, et ongi, pildid võivad tuhmuda, visioonid muutuvad, siis sa oled nii-öelda pidevas muutuses, aga see harjutus, mis me teisele tegime, väga lihtsalt aitab sul samamoodi tuua jälle siis meelde või aitabki nii-öelda välja saada neid mõtteid ja ideid, mis su sees on nii-öelda olemas. Ja vision board, super lihtne viis vaadata seda ja nii-öelda toita enda pead selleks, et see visioon siis saaks ellu on ju viidud. Ja selle jaoks nagu ikka, et kui sul on eesmärgid kirjas, on neid hea sinna panna ka. Mõned on meist rohkem ongi visuaalsed, meeldib vaadata, teisele meeldib võib-olla kirjutada, nii igaühel oma on ju. Ja kolmas tegelikult hea point, mida kindlasti välja tuua nende asjade puhul on regulaarsus. Et minu üks mentoritest, Mark Mets näiteks, kes ka sellest, et kuivõrd oluline on nii-öelda, et eesmärgid täituvad, kui me nendega näeme vaeva. Ehk siis, et ta uskus väga sellesse, et mida rohkem me eesmärki nii-öelda aega sisse panema või enda visiooni, seda realistlikumaks ta muutub. Mis mina näiteks teen, ongi see, et ma iga nädalaselt loen siis uuesti üle, mis minu visioon on. Samamoodi mul on nagu aasta eesmärgid, sellest teemast võib-olla me räägime ühel järgmisel korral need eesmärkide seadmist, aga ka neid ma vaatan igal nädalal, ma loen neid üle. Ja see regulaarsus on see, mis aitab mul sinna minna, et ega selline investeerimisega ka on raske kuskil jõuda, kui ma nagu miskit ei tee, aga et ma regulaarselt nii-öelda tegutsesin sellega, et siis ongi, et kui sa said neid vastuseid kirja, tee sellest see vision board või ongi, loe seda sama lehti iga kord, paned endal kuskil laua peal, et sul oleks seda mugav teha, mis iganes, aga regulaarsus on see, mis aitab nii-öelda tegutseda või aitab siis enda visioonini jõuda, et olla see hääletaja, olla see maailmamuutja, kes jõuab kohale. Ja täna ongi, kui me nii-öelda vaatasime seda visiooni poolt, vaatasime, et kuhu me siis liikumas oleme, siis eesmärke, kuidas neid nagu hästi seada ja kuidas siis nendeni liikuma asuda, seda me vaatame veel ühel järgmisel korral ka täpsemalt üle, sest teema suur ja lai, et sellest võiks kordi rääkida. Ühe korra me paneme sinna alla kindlasti veel. Aga hea näide, mida siit tuua, ongi ka nii-öelda kurvemast spektrist. Ka Hitler tegelikkuses oli mees, kellel oli visioon, tal oli selge visioon, et näed, juudid peaksid siit maailmast olema kadunud. Inimestel oli lihtne tulla selle visiooni ka, sest see oli midagi väga selget ja konkreetset. Ja ongi, see oli kohutav eesmärk, aga inimesed nii-öelda läksid visiooniga kaasa. Samal ajal on tohutult neid liidreid, kellel on suurepärased nagu mõtted ja ideed, aga neil puudub see arusaam, kuhu nad tahavad minna. Ja väga raske on inimestel tulla kaasa millegagi, millest nad nii-öelda aru saa või nad ei tea, kuhu see hääletaja minemas on. Seega visiooni omamine on oluline. Changemakersi poole pealt ka näed, meie visioon on olla või liikuda miljoni nooreni, et aidata luua seda positiivset muutust. Seega ka väga tore, et sa oled osa sellest nii-öelda visioonist, et ka sina oled valmis looma endas seda positiivset muutust. Sest nagu Confucius ütles, mees, kes liigutab mägesi, alustab nende kivikeste kandmisest. Ja see üks väike nii-öelda sessioon, mis meil siin on olnud, 3 väikest harjutust, mis me tegime, need on võib-olla sinu tänane 1%. Teed äkki on isegi 2%, võib-olla 0,5%.
aga see väike samm iga päev on see, mis siis aitab meil saada paremaks pikas perspektiivis. Vot, nii palju siis tänastest teemadest. Järgmine kord, millest me siis räägime, on see, et me võtame ette isiksuse tüübid. Et nagu alguses oli see näide, et näed, ühte kiites ta on mega, ta on aitäh, tõesti, mul oli seda vajalik, teine on mingi, et kuule, vahet ei ole, vaata, ütle seda kellelegi, kes seda vajab. Siis me räägime, et mis siis on see, mis tegelikkuses teeb seda, et inimesed saavad erinevalt aru. Räägime natukene siis isiksuse tüüpidest. Ja see on hullult äge näide, sest Changemakersis või hullult äge teemast. Changemakersis oli ka just ju programm alles nagu lõppes ja väga erinevad tiimid, et oligi üks tiim tuli kokku, mis nad tegid, olid see, et nad alati lihtsalt hakkasid tegema, arvutades progressid, palju üksteisega juttu rääkinud, olid puhtalt tegutsejad. Ja neil tuli kõik väga hästi välja. Samal ajal üks teine tiim, rohkem teistsugused inimesed, alati tulid kokku, tegid palju nalja, sõid koos pitsat, rääkisid pikalt juttu, niisama värki ja siis alles hakkasid tegutsema. Ja see on see, mis neile sobis. Ehk siis me räägimegi täpselt see, et mis siis on need erinevad nii-öelda isiksuse tüübid või kuidas toimida erinevate inimestega, kuidas mõista ennast, kuidas mõista teisi, selleks, et tegelikult siis kohanduda nii, et toimiks võimalikult hästi kõigiga. See on see, mis meid ootab, siis ongi juba järgmistes videodes. Tänasega oleme me ilusti lõppu välja jõudnud, kõik mõtted ja tagasiside on julgelt oodatud, kirjuta lihtsalt meilile erki@changemakers.ee ja mis iganes nii-öelda muresid, ideid, küsimusi sul on, kui teed oma vision board'i ära, otsustad seda teha, saada pilt, jaga, ma võin sulle enda omast ka lähedalt korraliku pildi vastu teha. Jagama aitame nii-öelda üksteisel ka toetust pakkuda. Ja niimoodi ongi, et aitäh, et tulid, aitäh, et vaatasid, mis muud kui make a change.